Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, käes on 23. märtsi hommikupoolik ja see tähendab, et digitund on eetris rääkimaks tehnoloogia uudiseid meie maailmast, mis on meile jäänud kõrva ja silma viimase nädala jooksul. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, teine saatejuht on meil Henrik Roonemaa, nagu ikka. Ja külas on meil Glen Pilvre. Ja me kõik oleme üksteisel külas virtuaalselt, teeme seda nagu vist suur osa Eestist teeb tööd kaugelt, aga internet meid kõiki ühendab ja liidab. Ja meie tänased teemad on see, et me räägime üsnagi klassikalise digitunni võtmes Apple'i uutest toodetest. Ja räägime ka Netflixist, kes juba teatas, et Euroopa Liidus tõmmatakse videostriimingu kvaliteeti alla, sest üllatus, inimesed on kodus ja tahavad kõik striimida korraga. Ja siis saame korraks arutada jällegi käes pooleks murtava telefoni üle, mis ei lähe murdmisest katki, vaid on kokku volditav. Vastame ühe kuulaja küsimusele, kellel on 2 korrust. Ja räägime ka ühest Eesti hakkajast inimesest, kes on oma sõnul valmis teinud lahenduse, kuidas kultuurisündmused, kuhu me enam kohale minna ei saa, olgu see teater või kontsert või midagi muud, on võimalik igaühel tuua nüüd üle interneti koju ja kultuurikorraldaja saab selle eest ka piletiraha küsida, et ei pea päris vaesust nägema. Nii et lähme saate juurde. Digitund. No nii, oleme siis teist nädalat sellisel kaugtöö elus, aga mõned asjad siin maailmas ei muutu. Näiteks nagu meie kullakallis Apple toob kevadel välja rea uusi tooteid ja eelmisel nädalal tõi siis Apple välja 2 olulist toodet, 2 uut olulist arvutit, võib ju nii öelda. Esimene neist on klassikaline arvuti MacBook Air 2020 mudel ja teiseks uus iPad Pro. No kuidas on? Alustame MacBookist. Ja mina vaatasin väga suure huviga sellepärast, et ma olen nüüd vist küll aasta või ma ei tea, täpselt ei mäletan kui kaua, aga päris jupp aega ju Chromebooki peal elanud ja ma olen väga rahul sellega, aga millalgi rahutu inimene ja tehnoloogiaajakirjanik ikkagi tahab ju vahetada oma seadmeid ja siis ma olen mõelnud, et kas Apple toob midagi sellist välja, mida oleks põhjust uuesti vaadata. Täna ei ole valikus midagi sellist, et 13-tolline Pro on selle kuulsusrikkalt halva klaviatuuriga ja seda ma ei osta. 16-tolline Pro on hea klaviatuuriga, aga liiga suur ja kallis ja see vana Air, sina oled Hans vist selle kasutaja. Ma olen veel selle vana, mis on nüüd kukkunud sinna generatsiooni, mis on ikkagi neetud generatsioon. On ka selle halva klaviatuuriga ja seda ma ka ei osta ja nüüd see uus Air täitsa tundus minu jaoks olevat selline, et võib-olla miks mitte on ju, hind on ka väidetavalt seal 1000 ümber ja mis tegelikult peamine asi ongi ju see, et ta on saanud endale uue hea klaviatuuri. Apple nimetab seda Magic Keyboardiks ja on parema käiguga, ehk natukene suurema käiguga, enam ei ole nii madal ja selline klõbisev ja on teistmoodi mehhanismiga. Ehk see ebatöökindel, nii-öelda tegelikult ju uus mehhanism, mille nad suure uuendusena välja tõid. See on välja vahetatud nüüd vana hea mehhanismi vastu, mis on nuppude või klahvide all on ja teoorias peaks see asi olema nüüd väga töökindel ehk kui on 1000 euro ümber 10 tunnise aku vastupidavusega kerge 13-tollise ekraaniga MacBook, millel on väga hea klaviatuur. Kõlab ju tegelikult väga hästi, kas pole. Et see peaks olema, ma arvan, et see on üle pika aja selline arvuti, et kui mu mõni tuttav tuleb küsima, selline nii-öelda tavatuttav, kes ei tegele ultra asjadega, et mul on vaja normaalset Maci läpakat, millist osta, et siis nüüd ilma pikemalt mõtlemata saab öelda, et see või vaja vastu. Ei, mul tundub ka, et MacBook Air on nüüd korda saanud. Ta on jälle tagasi seal, kus ta on Apple'i ilmselt enim müüduvim ja jätkuvalt on kõigil mõttekas seda osta sellises sootsa hinnakvaliteedi suhtes hea arvutina. Aga üks mure on. Miks ma ei ole seda tellimust esitanud? Nimelt ma konfigureerisin selle arvuti ära
niisugusena, nagu ta tundus mulle mõistlik. Ehk et i3 protsessori asemele panin Inteli i5, 8 gigabaidi mälu asemele panin 16, sellepärast, et seda mälu sa enam ise hiljem uuendada ei saa või lisada. Ja kui ma vaatan, et mul siin üks ER, mis praegu kasutuses on kõva 7-8 aastat vana, on ju. Ma eeldan, et see uus on sama kaua kasutuses, siis 8 giga on väga kahtlaselt vähe. Ja mis ma selle 1000 € arvuti hinnaks sain? Pakub keegi? Mingi 1600. Paari sellise väikse uuendusega, ei midagi üle liia. SSD-d isegi ei suurendanud, jätsin sama suure. 1750. See oli küll Saksa nii-öelda Apple'i euro hindade järgi, aga küllap need Eestis on väga, väga sarnased. Eesti hinnakirju ma veel ei näinud kuskilt ehk. See 1000 € ER on normaalses konfiguratsioonis tegelikult oluliselt kallim ja ikkagi väga kallis. No Apple'il teada on, et need väiksed lisandused on need, mille pealt nad tegelikult teenivad tohutult palju, et see on kallis osa. Aga meil on siin Glen ka. Jaa, Glen, kas sind rõõmustab see, et iPad Pros on lõpuks ometi hiire tugi? Või üldse iPadis vist? Ma lugesin ka seda ja ma ei oska öelda, kas see nagu mind rõõmustab, sest ma olen ikkagi endiselt nagu võib-olla selles mõttes just ka skeptiline, et Apple on ju hädas kogu aeg olnud selle sama asjaga, millega ta on ju siiamaani hädas, et iPad on läinud nii võimsaks, ta läks juba eelmine iPad Pro oli ju ületas tegelikult oma suutlikkuselt enamik sülearvuteid, ka neid kõige võimsamaid. Ehk et põhimõtteliselt sa saad ka teha väga palju, aga samal ajal see opsüsteem ikkagi tõesti, ta eeldab nagu niivõrd teissugust tegemist, et enamik inimesi, kes teeb neid, nii-öelda neid õigeid asju ikkagi arvuti ja hiirega, lihtsalt neid asju nagu ei tee iPadiga. Et kui sa nagu mõtleksid, et sa teed neid asju iPadiga ja sul on tõesti võimalik seal 4K videot töödelda, eks ole, aga samale need võimalused ei ole ikkagi, ütleme Apple'il endalgi, eks ole, et videotöötlussoft Final Cut on neil OS X-i peal, aga iPadi peal, parandage mind, kui ma eksin, on ainult iMovie, eks ole, nende poolt. Ehk et tegelikult sellist profi nagu tööriistade valikut mingil põhjusel Apple ise nagu eriti iPadil ei paku, siis jäävad üle nagu kolmandate osapoolte pakkujad, nii et ma loen küll neid spekke ja vaatan siin, et kui võimas ja äge ta on, aga et kas jah. Tead, see asi, mis ei ole hiire tugi, vaid pigem selle puuteplaadi tugi, see on ka selline, puuteplaadi tugi on see, jah. Et mõlema tugi tegelikult, sa võid ühendada suvalise Bluetooth hiire ka sinna külge. Seda küll, jah, võib. Aga põnevam on ikkagi see, ma tahan öelda, et mis on ju, me ei räägi päris asjast, et selle asja küljes on nüüd lidar, mis on sama tehnoloogia, mis on isesõitva auto küljes, millega see suudab ruumiliselt tajuda ümbritsevat maailma. No ma saan aru, et see lidari mõte on ikkagi see eelkõige selles, et teeme sinust kena häguse taustaga portreesid. Ei, mõte on just see, et sa saad, mis selle mõte on, seal oli paar sellist demo rakendust juba olid nagu Apple'iga koostöös oma näidised valmis teinud, IKEA rakendus, sa skännid oma toa ära, toa nurgas on sul ruumi ja siis sa paigutad sinna ühe asja ja siis käid selle iPadiga selle asja ümber, mis tegelikult on puhas õhk, aga sa näed läbi selle suure ekraani, kuidas see asi on fotorealistlikult päriselt sinu toas, asetseb selle pinna peal, olgu ta põrandal tool või laua peal vaas või midagi muud. Et see oli üks näide, et sa suudad seda liitreaalsust teha nüüd ikkagi väga usutavalt. No jah, samas ma nagu ei näe praegu väga, miks peaks selleks sul vaja olema mingid lidarid sinna, et kui sa võtad kas või paned Oculus Questi omale pähe, millel on kaamerad ümber ringi, nad suudavad seda reaalsust täpselt samamoodi sinu ümber tekitada. Mitte liit küll? Mitte küll liit, aga põhimõtteliselt võib ka öelda liit, sellepärast, et kui sa sealt nii-öelda boundarist välja kõnnid, siis ta mäpib sinna sinu enda reaalsuse väga hästi. Seda küll, jah. Nii et tegelikult... Aga minu on ka sama, ma olen ka pigem kuskil nagu skeptilises parteis, et ütleme, võib-olla ma saan kõvasti sõimata kuulajate käest, aga ma ütleks, et üks natuke kahtlane toode nimega iPad on nüüd saanud uuenduse, mis teeb ühe veel kahtlasema tehnoloogia nimega VR ja AR kasutamist mugavamaks. Et selline, vigane pime juhib lombakat natukene. Ei tegelikult nii hull, aga asi kindlasti ei ole. Et mulle personaalselt iPad ma olen kodus istumisest kurvaks. Mulle personaalselt iPad väga meeldib ja mul on endal olemas ka veel mingi ürgana iPad Air, mis töötab siiamaani õudselt hästi ja ma ei ole lihtsalt leidnud nagu seda sobivat põhjust, miks uuendada ja see Pro tundub väga äge, tundus ka eelmine, aga natuke jääbki ikkagi see küsimus õhku, et miks mul on seda tahvlit nagu nii võimsana vaja, et seal on see nagu minu jaoks küsimärk. Hea küsimus. Teeme siia väikse pausi ja arutame siis edasi. Digitund.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi ja meie jutuajamine, mina Hans Laugas, Sõnnik Roonemäe, Glenn Pilvre jäi pooleli selle koha pealt, et kas meil on vaja nii võimsaid arvuteid ja miks Apple oma iPadi ehitab ja paneb sinna külge igasugu kahtlaseid jubineid, nagu Henrik ütles. Ja kas me tõesti hakkame nendega siis ringi käima kõik ja oma tuba skaneerima? No, ma selles mõttes nõustun teiega, kulla kaas saate osalised, et eks ta on kahtlane, aga sellepärast ongi mul teine teooria, et Apple paneb nüüd sinna külge sellepärast, et ta saab panna ja sellist iPadi ostab umbes mingi 0,1% nende klientidest. Küll aga tuleb siis hulk, kuidas siis öelda, teenusepakkujaid, äpi arendajaid, kes seda liitreaalsust, see nende jaoks tuttav, oskavad ära kasutada, mõtlevad selle jaoks rakenduskohti välja ja pange tähele, läheb mööda siin mõned aastad, kui meil tuleb täiesti uus Apple'i seade, mis seda liitreaalsust kasutab ära täiesti 100% ajast. Sa räägid prillidest, ja. Et see iPad on vähemalt silla peal. Minu see ehitatud kahe ebaühtlase jalaga taburet sai sinu poolt veel kolmanda ebaühtlase jala sinna veel alla. No 3 parem 2. 3 parem, jah, siis saab ikka paremini püsti. No vaatame. Aga igatahes ma vahepeal uurisin järgi, et see uuendus tuleb ikkagi iPad OS-ile ehk kõik iPadid, mis 13.4 saavad, hakkavad ka siis, saavad enda ühtlasi selle hiire toe, nii et see on niisugune nutikas hiir. Ta ei ole kursor, mis käib ringi, vaid sa nagu näpu või hiire jõul suunad nende ikoonide vahel, millise ikooni sa vajutad või nupu, et ta ei ole klassikaline. Ei, ta on kursor ka, ta on ümmargune plönn, mis liigub, nii et kui ta jõuab mingi nupu või sellise vajutatava nagu teksti osa peale, siis ta muutub selleks nupuks, on ju see kursor. No ütleme nii, Apple oli väga uhke, et kui sa selle kursori liigutad tekstidokumendist teksti vahele, siis ta muutub sellest plönnist kursoriks. Ja no see küll selline tunne, nagu oleks tegemist sajandi avastusega. Ma ei tea, minu meelest see on, PC-s on see küll, või no üldse desktopis see on ju kogu aeg niimoodi olnud, see peabki nii olema ju. Kas on mõni tekstitöötlusdokument, kus ei ole nii või? Ei, muidugi, ma tahtsin veel virisemise lainel jätkata siia juurde panna selle, et kui iPad on niivõrd pro, nagu ta olema peaks, siis no minu hinnangul küll on sealt puudu kõik asjad, mis pro asjadel on, esiteks heliväljundist alates, et kui sul on üks USB-C auk ühe seadme küljes, mis on pro, no siis on asi ikka väga halb. Et no siis või siis peaks Apple pakkuma ise mingisugust jublakat sinna, kus tuleks kõik väljundid, sisendid ja kõik muud maailma asjad, eks ole, et praegu on ikka väga kurb, et isegi mingit helitööd teha kas või noh, sa oled hädas, sa ei saa isegi kõrvaklappi sinna pista, kui sul on USB-C auk kinni. Eks? Ja kui sa kuskilt AliExpressist mingi USB-C haabi võtad ja sinna ühendad, on ju, siis ma arvan, Glenn, sellises live-olus ükski muusik ei julge seda sinna tõenäoliselt külge panna, kui sul on 5000 inimest saalis ja tahavad üles-alla hüpata. Selleks on kindlasti 100 € Apple'i enda see üleminek. No ühesõnaga, aitab Apple'ist, räägime parem... Viriseme järgmisel teemal. Räägi Huawei'st meile. Muidugi, no siin kahju, et ma ei saa seda teile ma saa küll näidata, aga kahju, et ma läbi raadioeetri ei saa seda näidata, et lõpuks on see aeg siis kohale jõudnud, kui painutav telefon on päriselt müügil. No üks tuli siin, mida sai kokku painutada ja nüüd siis on siis Huawei telefon, mida saab tinglikult öeldes nagu lahti painutada või ehk siis ekraan on välisküljel ja siis kui ta on lahti, on ta selline tore ruudukujuline tahvel ja kui ta on kokku painutatud, siis nii-öelda tagakülge pidi, siis on ta üks selline standardses klotsimõõdus nutitelefon. Mul on sulle alustuseks 2 lühikest küsimust. No, mitu päeva sealt seda kasutanud? Ma olen kasutanud seda mõned päevad. Ja mitu kriimu seal peal on? Siin on mõned kriimud, aga tead sa, need kriimud ei ole nagu, kuidas ma nüüd ütlen, et need kriimud ei ole selles mõttes üldse nagu hullud kriimud, et mulle nüüd tundub, et ma tahaks selle telefoni nagu prügikasti visata, et loomulikult see ekraan tegelikult ei ole nii kõva ja kogu see telefon oma olemuselt, painduv asi, et ta ei tundu nii selline, kuidas ma ütlen, klaasist eksklusiivne tükk on ju. Aga see idee või mõte ikkagi, et mul on telefon, mis läheb mul käes, nii-öelda vajadusel kohe selleks tahvliks, võtab ikkagi sul kodus ära täiesti sellise tahvli vajaduse. Et kui sul seni oli võib-olla iPad ja sa võtsid mõne tahvli kätte, siis nüüd sa võtad selle ja kui sul ei olnud seni iPadi, siis tegelikult see on äge, et ma ei saa nagu salata, et see ei ole kihvt. iPad killer on siis volditav telefon. Jah, et siin on küsimus pigem nagu sellises, kuidas ma ütlen, nagu võib-olla mõtteviisis, et kõik praegu otsivad, et nii Huawei kui Samsung, eks ole, et seda
õiget lahendust sellele painutavale ekraanile, et noh, Motorola ja Samsung läksid praegu seda teed, et esimene seade tuli siis teatavasti selline lahti keeratav telefon, mis muutus siis tavatelefoniks, kui ta oli lahti, et Huawei on teinud täpselt vastupidi, et tema on pannud siis ühte potti nii-öelda suure mobiiltelefoni, mis muutub tahvliks, kui ta võtta lahti, et vaat kus see tõde on nüüd tegelikult ilmselt siis võib-olla ostjate otsustada, et ütleme, minu jaoks see seade ongi võib-olla nagu natuke liiga suur, et ta on ka selles kinnises asendis, noh, mulle tulevad nagu meelde Nokia kommunikaatori ajad natukene, et ta on ikkagi 300 grammine, ta ei ole küll teab, mis paks on ju, aga ta võiks olla natuke väiksem, sest et ma saan selle ju tahvliks teha ikkagi, eks ole. Ja see on siis Huawei Mate X, millest ta räägid, jah? See on Mate XS on see nüüd, et see Mate X oli, S tähendab, et see on nüüd ikkagi mingi täiustatud versioon sellest esialgsest. See esialgne tegelikult laiema avalikkuse ette ei jõudnudki. Et nad ikkagi ja see jõudis minu meelest testijateni ja siis ta läks kohe katki ja siis korjast üle üks tagasi. Nad ei saanud selle ekraaniga ikkagi hästi hakkama ja midagi seal muudeti veel, et põhimõtteliselt see on nüüd esimene, mis ikkagi peaks siis päriselt nüüd inimesteni jõudma ka meie regioonis ja juba nüüd, aga noh, muidugi ikkagi inimesteni, kellel on palju raha. Üle 2000, eks ole või? 2500. Ja mina siin muide 10 minutit tagasi kurtsin, et ma ei raatsi 1750 arvutit endale 7 aastaks osta, mis nagu ütleme, päeva või tunni või peale või isegi aasta peale ära jagada, see ei ole mingi summa. Sina pakud meile 2500 eest telefoni, mis läheb varsti katki. Seda ma ei ole öelnud, aga loomulikult see võimalus on ilmselt täiesti olemas, et Huawei ei ole rääkinud küll ise üheski sellises avalikus esinemises, et mitu korda seda ekraani võib lahti ja kokku painutada, küll aga kui ma selle telefoni karbist välja võtan, ilmub siia kohe selline teade, et ära mingil juhul painuta seda ekraani, kui väljas on -kraadid. Praegu on meil nulliringis. Kuidas sa õues seda kasutad? Ta ei tohi õue minnagi. Ma seda õues ei ole väga tahtnud painutada, aga ega tegelikult peab tunnistama küll, et nii kui on külmem olustik, siis see ekraan on juba raskemini käitav ja ma ei taha teda proovida, kuidas ta -kraadiga nagu paindub, nii et eks siin võib-olla mingid teatavad ohumärgid nagu on. Õnneks on karantiin, praegu sa saadki kodus seda painutada kogu aeg. Ja ma kogu painutan. Esimene positiivne asi. Glenn, kas seal Google'i, mis seal on, Android, Google'i äpid on, äpipood on? Jaa, no see on jälle teine pikk jutt muidugi, et see on sul on 1 minut aega selleks jutt. See on tegelikult esimene Huawei telefon muide, mille siis Huawei on nüüd toonud siis nii-öelda bravuurikalt müügile ilma Google'ita, et siin on siis peal HMS, mis on siis Huawei Mobile Services, mis on siis nii-öelda alternatiiv GMS-ile, Google Mobile Service'ile. Ja põhimõtteliselt siis kõik äpid väidab Huawei, et kõik kohalikud äpid ja üldse muud toredad äpid pordib ta siis ümber enda poodi ja need kasutavad nüüd HMS-i. Aga ütle, Gmail, Google Maps, Chrome on seal peal, ei ole? Muidugi ei ole. Tegelikult Google Maps võib siin peal vabalt olla, et nimelt kui sa võtad selle telefoni kasutusse Phone Clone tarkvalaga, mis sinu eelmisest telefonist tõmbab lupsti koopia siia, siis ma vaatasin, siis Google Mapsi tõmbas ta siia kohe küll peale ja see ka täitsa töötas, aga loomulikult see Google'i konto ja Google'i teenuste osakonda siin ei ole. Nii et selles mõttes ikkagi kõik need äpid, mis vajavad nii-öelda Google'i kuidagi autoriseerimiste seost, peavad olema siis Huawei poolt nagu heakskiidu saanud. No võt, selline telefon, aga meie läheme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund läheb edasi. Meil on nüüd stuudios külaline, kelleks on Rando Mere ja me kutsusid ta selleks omale saatesse, et rääkida, kuidas me saaksime sellises füüsiliste piirangutega maailmas, nagu meil kahjuks praegu maailmas valitseb, kuidagi viisi edasi minna oma normaalse eluga, mis puudutab välja arvatud eriolukorda, ehk siis kultuurielu, võib-olla ka spordielu, võib-olla ka huvitegevused. Rando, räägime sissejuhatuseks kõigepealt sellest, mis on sinu kogemus selles vallas, et tuua inimestele mingi füüsilisel asuskohas olev sündmus koju kätte siis videopildi vahendusel. No, minu põhitöö on olnud senini otseülekannete tootmine siis spordivõistlustelt, kultuurisündmustelt, konverentsidelt, seminaridelt ehk põhimõtteliselt kõikidest nendest kohtadest, mis on nüüd siis nädal aega tagasi
järjest cancel'isse pandi. Ja aga mis on otseülekanne? See tähendab, et see on ju telekas samasugune asi, et panen ühele kanalile, näen parasjagu pilti, mis seal toimub ja see ongi otseülekanne. no jaa, otseülekanne ehk siis põhimõtteliselt kaameratega üles võetud sündmuse siis edastamine. Noh, täna nagu hästi populaarne on, eks ju, Facebook Live ja YouTube Live ja kõik muud sellised asjad, et noh, see on see, mida meie oleme teinud nii sotsiaalmeediasse kui ka noh, Delfi TV-sse ja telesse. Aga mis siis, mis sa tahad öelda, kas tähendab kogu maailm kolib Facebook Live'i või kuskile või YouTube'i, sellepärast et minu arust me nägime juba Eestiski, kui olid esimesed kriitilised päevad, kui valitsus tegi oma pöördumisi, siis isegi ERR-i veebileht ja teised erameediakanalid ei pidanud vastu sellele, kui kogu Eesti läks korraga vaatama ühte striimi. Ehk siis, mis see on? Kolime kõik Facebooki või? No eks me vaata täna oleme sellises natukene sundseisus. Mis ma ise arvan on see, et maailm on tegelikult niikuinii juba vaikselt sinna poole liikunud, et üha rohkem meediat me tahame nagu tarbida ekraanide vahendusel. Noh, täna me sattusime suhteliselt kiiresti ja sellisesse suhteliselt nagu sundseisu. Ja noh, siit nagu selgelt kõige valusama paugu muidugi saidki nii-öelda kultuuriloojad ehk siis muusikud, näitlejad ja muud seda tüüpi nii-öelda ametikutse inimesed, eks ju. Aga mis siis juhtuma hakkab, mis sa näed? No meil on esimesed, ma hüppan korra vahele, et esimesed sündmused meil tegelikult on ju olnud, et Jaan Pehk tegi kontserdi. Verandal vist. Jah, ja kui ma mälu ei peta, siis vist Facebook Live'ina ja piletid sai ka osta, aga ta nii-öelda ei kontrollinud, vaid see käis vabatahtlikkuse alusel. Kuskilt jäi silma, et vähemalt üks Eesti teater on kolinud lavastuste andmise videosse nende virtuaalplatvormile. Palju treenereid, rühmatreenerid, joogad, pilatesed, igast sellised asjad. Et nemad on juba kolinud. Ma ei tea, Rando, sina ilmselt jälgid seda maailma, et mis sulle veel silma on jäänud? Jaa, iseenesest on hästi tore see, et muusikud on läinud seda nii-öelda avalikku kontserditeed ja teevad ja kõik on ju äge. Kus mina näen natukene probleemi kohta muidugi see, et lõpuks see neile leiba ikkagi lauale ei too ja sellepärast siis me oleme käivitanud platvormi television.ee, kus igaüks saab luua oma kanali ja kus saab müüa ka reaalseid pileteid. Et siin nagu positiivsest näitest ongi see, et kui 6 aega tagasi poleks keegi veel osanud mõelda sellest, et teatrit vaataks virtuaalselt, siis näiteks Keller teater on oma etendused sinna kolinud. 29. märtsil on neil avashow või avaetendus, üks laste näidend ja selle piletid müüdi pandi piiratud arv pileteid, 300 piletit ja need müüdi läbi vähem kui 12 tunniga. Okay, mul on nii palju küsimusi kohe. Kuidas see tehniliselt nagu käib? Et praegu ega sul ka on ju, ütleme, täna ei soovitata ja võib reaalselt juhtuda, et varsti sa ei tohi oma koluga kuhugi kohale minna, kaameraid, mikrofone püsti panna. Et kas on tänapäeval nii lihtne, et sellise käepärase varustusega, mis etenduskunstnikel ja muusikutel võib juhtuda, et on olemas, saab need asjad tehtud? No ma ütleks niimoodi, et kui me kaamerast või videokvaliteedist räägime, siis sellega on suhteliselt lihtne, et põhimõtteliselt tänapäevane telefon suudab selle experience'i nagu päris hästi ära tuua. Täna, kus ma nagu kasutajatel kõige suuremat sihukest probleemi kohta näen, on nagu helisalvestuskvaliteet, sest see on nagu üli suur osa kogu ülekandest. Et võib-olla siin on nagu selgelt arenguruumi, ma mõtlen arenguruumi, et inimesed õpivad kasutama seadmeid ja ma nagu tegelikult ei näe põhjust, miks neid asju ei saaks teha kas siis näitlejad ise või vähemalt nende nagu teatrite või kohtade haldajad. Kuule, ma küsin hoopis sellise küsimuse nüüd vahele, et kas see ikkagi tähendab seda, et need inimesed, kes seda esitust teevad, olgu see siis bänd või näitlejad või kes iganes, kas nemad ise peavad asuma ühes kohas või? Kas see platvorm võimaldaks ka seda, et terve bänd mängib eri maailma kohtades ja see on võimeline nii teha, et nemad kuulevad teineteist samal ajal ja kõik kuulevad neid ja? No jaa, meil on tehnoloogiliseks ülesandeks on pandud see, et saaks sümfooniaorkester koos mängida. Nii, saaks koos eri kohtades? Eri kohtades koos just nimelt, et täna ma ei ole veel kindel kas või kuidas seda lahendada,
aga ma usun, et me oleme nagu võimelised sinna suunda liikuma. Et noh, millisekundid delay'd on juba täiesti reaalsed, et mine tea. Aga Rando, sa ütlesid, et näiteks lasteteatri tükk, seal oli piirang 300 piletit. Miks see piirang on? Miks ei ole see äkki siis kultuuriasutusele just võimalus nagu minna edasi füüsilise saali piirangutest? Võt hea küsimus. Ma arvan, et siin on eelkõige siuke nagu psühholoogiline küsimus, et kui ma Hans pakuks sulle välja, et näed, meil toimub kontsert ja sa võid osta pileti ükskõik millal ja see maksab nii palju ja vaatajate koht on piiramatu, siis seal just kui kaob ära see eksklusiivsus, kaob ära see nii-öelda teatav intiimsus, mis nagu asjal võiks olla. Et ilmselgelt see 300 ei ole tehniline piirang. No mina kuigi mingid tehnilised piirid on ka vist, on ju? Jah, aga need tehnilised piirid ütleks ületavad Eesti rahvaarvu, et ma arvan, et siin see nagu ei ole täna teema. No ma tuleks ikkagi korraks selle sama oma kiusliku küsimuse juurde ikka tagasi, et ütleme, kui meil ei ole sümfooniaorkester, aga meil on ainult 2 inimest, et kas või siuke lihtne näide on näiteks lapsel on laulutund, siis ta tahaks, et klaverimängija mängib ühes kohas klaverit ja tema saab selle järgi laulda, nad mõlemad kuulevad ennast suhteliselt väikse latency'ga, võib-olla nad ei tahagi, et keegi seda tundi üldse pealt vaataks. Ehk et minu küsimuse sisu oleks see, et kas see sama platvorm, mida teie ka nüüd pakute, võimaldaks sellist nii-öelda väikse bändi proovi teha koos? No, platvorm iseenesest ei võimalda, et platvorm on ikkagi selles mõttes keskkond, kuhu seda asja välja striimida. Et ikkagi kuskil on keegi, kes nagu vaatab kellegi nii-öelda tehtud asja, see on ikkagi see nagu number 1. Just, et platvormi nagu point või sisu on see, et kui ma vaatasin just Kultuuriministeerium tegi väga mõnusa üleskutse, kus ta koondab kokku erinevad laivid, mida siis saab siis vaadata kas tasuta või tasulisena, et see on nagu iseenesest väga äge, aga lõpuks kõik need aadressid on mingisugune krüptoloogiline numbrite tähtede jada, et meie eesmärk oli nagu igal inimesel teha võimalikuks siuke nagu lihtsa aadressi nagu hankimine, kus siis tema loodud sisu on parasjagu näha. No mina vaatasin, et mingid välismaised artistid teevad kontserte sellises keskkonnas nagu crowdcast.io ja natuke kaevasin sinna sisse, tundub olevat ka täpselt selline asi, et on nii-öelda virtuaalne kontserdiruum, ise ütled, mitu piletit sul on. Pilet ei ole mitte vabatahtlik annetus, vaid ilma piletita sisse ei saa, kui looja nii otsustab. Ja kogu see billing ja kõik see tundub olevat ära korraldatud, kui Eestis Euroopa Liidus või siin Eestis meil töötab, ma ei oska öelda, aga tundub, et vaikselt neid lahendusi hakkab tulema. Kas sa oskad nagu veel tuua välja sellised, et Facebookis sa ei saa piletit kehtestada, eks ole. YouTube'is sa vist, minu teada piletit ei saa müüa, aga raha annetada nii-öelda live streami ajal vist saab jällegi või? Räägi sellest maailmast natuke. Jaa, saab küll jah, et võib-olla täna siuke nagu piletimüügi või privaatse striimi keskkonnana rahvusvahelistest asjadest Vimeo on üks siukseid nagu mõnusamaid, kus sa parooliga. Kas see sama vana hea Vimeo, mis kunagi üritas YouTube'iks saada, et tema siis teeb täpselt sama asja või? No, mitte täpselt sama asja selles mõttes, aga seal on võimalik teha privaatseid striime ja müüa ka pileteid. Mida meie teeme, et ütleme, meie eesmärk on just nagu integreerida seda nii-öelda tavapärast piletiharjumust ehk me ise ei pakugi piletimüügi keskkonda, vaid me lihtsalt liidestame ennast erinevate piletimüügi keskkondadega, näiteks Fienta piletilevi, Osta pilet, et nii-öelda kui kogu see asi nüüd ka siis läbi saab, et mina näen, et mis me võib-olla see kriisist nagu õpime, on ka see, et me õpimegi meediat natukene teistmoodi harjuma ja meil tekib see idee, et me saame seda kultuuri nautida ka ekraani vahendusel. Suur tänu, Rando Mere televisioon.ee projekti vedamast ja loodame siis kõigile meelekindlust kriisis üleelamises ja ka ärge unustage kultuuri, ükskõik mis kujul ta koju tuleb. Aga meie teeme siit väikse pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No, digitund läheb edasi ja meil on üht-teist veel teile rääkida. Esiteks, Glenn, sina
oled viinud ennast kurssi, kuidas me kõik saaksime hakkama kodus tarbides siis olulise kultuur, internetidel tuleb teatrietendus või midagi muud, et kuidas seda kõike kuulata ilma juhtmeteta. Sa tegid ühe suure juhtmevabade kõrvaklappide testi, kus juures mitte ei olnud jutt suurtest klappidest, vaid väikestest nööpidest, eks? No tegin jah, pean küll tunnistama, et ma selle testi tegemise hetkel ei mõelnud, et ma neid selle jaoks just teen, et me kõik istume karantiinis ja kuulame. Maailm sai selleks valmis sinu testiks, Glenn. Kõik on nagu tähed on joondunud. Ei no, need on tegelikult need samad klapid, millest meil üksikus eksemplaris on digitunnis ka juttu olnud, et Henrik ju vist millalgi siin näitas enda jabraklappe või ja need on mul siin samas laua peal. No näed, ja siis olid siin teisigi vist, Hans kiitis täpselt iPod Pro. Me räägime täiesti juhtmevabadest pisikestest Bluetooth klappidest. Jaa, aga lihtsalt neid oli nüüd terve rivi, et just see pikk lugu, ma loodan, digis isegi vist sai ilmutatud, et mingisugune üle 10 ja maksavad nad seal jah, mingi 100 kuni peaaegu, et 300-400 euroni. Aga ega siin, loomulikult ma ei hakka nüüd kogu seda lugu ette lugema, aga mis võib-olla Tee meile lühikokkuvõte, jah? Ma teen lühikokkuvõte, et mis oli nagu minu jaoks üllatus siis nii hea kui halb ühe korraga oli see, et enamik nendest klappidest olid head. Ehk et enamik keskmise hinnaga klappidest olid põhimõtteliselt nii hea heliga, et väga raske oli isegi öelda, et üks oleks teisest väga palju parem või vastupidi, et pigem nagu 6-7 sellist keskmise hinnaga klappi paari, kõik olid väga okei heliga ja see oli nagu isegi natuke igav, et nende helivahe oli palju väiksem kui suurematel klappidel. Aga mis siis on see eristaja, millega sa vaatad, et kas maksta ikkagi rohkem või vähem, et ainult bränd ju ei ole? Siin ma võib-olla jõuan selle teise pooleni, mis oli siis halvem nagu uudis, oli see, et kõige nigelamalt, vähemalt minu kõrvas kõlasid need kõige kallimad klapid. Et need klapid siis... Ei, Apple'i omad ei olnud kõige kallimad. Kõige kallimad olid tegelikult, jah, ma võin kohe vaadata siit oma sellest jutust, mis need olid, et need olid siis Sennheiser Momentumid, need olid Bang & Olufsenid ja need olid Master Dynamicud, mis siis kõik olid 300 ja 350. Et need olid kõige kehvemad, jah? No kehvemad kõlab nüüd halvasti selles kontekstis. Nad olid kõige, kuidas ma ütlen, nendest oli kõige vähem bassi. Nad nõudsid nagu kõige paremini kõrvasobivust ja nad kuidagi, nad lihtsalt ei tundunud nagu nii toredad ja nii ägedad nagu heli mõttes esimese hooga, kui seda olid siis mõnevõrra odavamad klapid, mis oli kummaline, aga samal ajal nad olid väga ägeda välimusega, neil olid väga ilusad karbid, Sennheiseri karp on riidest ja Master Dynamicu karp on terasest ja Bang & Olufsenil on nahast ja et nad vaieldamatult on tegelikult ilusad ja toredad klapid, aga kui mõelda, et ma nüüd maksan 350 eurot ja saan selle eest 3 korda parema kõrvaklapi kui näiteks 150 või 100 euroga, siis nagu päris nii ei olnud. On see hea või halb. Aga nendest 10 mudelist, mida sa proovisid, üks oluline parameeter on ka see, et osadel neist on ka mürasommutus, et sa toimib nagu need head suured lennuki kõrvaklapid. Sa mõtled siis aktiivselt, eks ole. Aktiivne mürasommutus. Aktiivne mürasommutus tegelikult tänase seisuga on põhimõtteliselt nendest oli seal ainult 3 paaril, on siis Sonyl juba teine generatsioon väljas sellest, siis loomulikult need samad Apple'i omad, uued AirPodsid ja siis need Huawei. Vist FreeBuds oli nende nimi, et nendel 3 on aktiivne mürasummutus. Väga paljudel oli juba see aktiivne müravõimendus, mis tähendab seda, et sa kuuleks tänavahelisid või kontorist teiste juttu, kui sa tahad. No siis ei ole mitte müravõimendusega vist ikkagi juttu. Võib-olla see juttu, ta võimendab müra ka, et ega vahet pole, mida ta võimendab, on ju. Aga see osakond töötas, jah, ütleme nendes klappides küll täna, seda ei anna ikka päris võrrelda nende kõrvapealsetega, aga Apple'i ja Sony klappides on see tegelikult väga hea, et Sony need pisikesed klapid. Glenn, räägi, kas need on ju töötavasti kõik väga kallid, eks ole, me siin iseenesest mõistetava kergusega me oleme ära harjunud 200-300, see on täitsa uskumatu, on ju. Kas seal odavamas otsas ka üldse midagi toimub selles maailmas, sest väga pikalt ei toimunud üldse mitte midagi? No tegelikult seal alla 200, näiteks JBL-id 149 eurot. Alla 100. Okei, alla 100 oli ka vist üks klapipaar, muide ma võtsin selle täiesti nagu nii-öelda spordi ja huvi pärast. Kas on JBL? Ei, see on J-Lab, J-Buds, Airsport, meie nimi ilmselt üle ütle paljudele midagi, maksid siis 89, 99, 90. J-A-Y, jah. Just, et
no JL, AB. Kas kõlbavad? Ei kõlba, jah? Ei, nad ei olnud ka halvad, aga heli kvaliteet, ma ütleks, et kui sul on kehvema salvestusega podcast, siis sa kuulad küll neid. Et jutusaadete kuulamiseks väga okei, aga muusika jaoks lihtsalt ikkagi ta ei ole ikkagi see, mis on need juba üle 100 on ikkagi palju paremad. JBL-id maksid 150 ja väga hea soundiga, eks ole, samamoodi nagu Bose klapid ja Okei, aga meil on paar minutit ainult aega, me lubasime saate alguses vastata kuulaja küsimusele. Kuulaja küsib, et tal on ülakorrusel korralik Wi-Fi 80 megabitti sekundis, aga allkorrusel ainult 2, mida teha? Ma võin siin ise vastata, minul on mesh Wi-Fi süsteem pandud selleks, mis on ka, me räägime täna ainult kallistest asjadest, ei ole ka odav, aga mul on Netgeari Orbi, ehk ülemisel korrusel on ruuter, Wi-Fi ruuter ja alumisel korrusel on satelliit, mis selle ruuteriga kuidagi ise üle õhuühendust peab ja tekitab siis sama Wi-Fi võrgu mulle alla ka. Ehk et mu seadmed ise ühenduvad, sõltuvad sellest, kas ma olen allkorrusel või ülemisel korrusel, aga võrk on sama, võrgu nimi kõik on sama, toimib peaaegu, et kuuli kindlalt ja julgen soovitada. Ma ei tea, kas kellelgi on veel paremaid soovitusi. See on hea soovitus, mul on üks soodne soovitus, et kui sinna allakorrusele tuleb kaabliga internet, siis pangu sinna ükskõik milline ruuter ja telefon või sülearvuti võtab lähima tugevama signaaliga võrgu ja tegelikult töötab ka see. Ta ei ole ideaalne, sul on 2 võrku, võib-olla tekivad probleemid, aga see on kiire häkk, et kui on kaabel tuleb allakorrusele, siis sinna üldiselt kõik asjad, mis kaablit kannatavad, tasub kaabliga panna. Välja arvatud juhul, kui sul on väga kallis ja suur LG OLED telekas ja sa paned selle kaabliga, siis sa avastad, et see on 100 megabittise võrgupordiga. Et nad on seal raha kokku hoidnud. Mis küll videostreamingu maailmas on täna on enam-vähem okei, aga väga tulevikukindel see ei ole, ma ütleks. Aga jah, neid mesh Wi-Fi süsteeme on igal tootjal peaaegu, et igasuguseid tasub netist uurida ja vaadata, kas on pakkumisi äkki või mingid alesid, mida praegu ikka on. Jah, ja kui te olete oma kodukontoris või koduinternetis nüüd peate tegema suuremat ümberkorraldust ja tekib küsimusi, saatke meile veel küsimusi ja püüame teile abiks olla oma saatega. Jaa, sest meil ka tõtt öelda üleliia palju just rääkida ei ole. Digitunnistest maailm seisab ja me võime täitsa vabalt teha järgmise saate sellise, et näiteks pool saadet vastame teie küsimustele, kui teil on. Nii et saatke meile digitund@genius.ee või ma ei tea, kust iganes te meid leiate. Me oleme kus me oleme, saatke meile küsimusi ja siis me proovime vastata. Aga digitund on sellega läbi, aitäh kõigile osalejatele ja loomulikult ka kõigile kuulajatele ning kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.